Tervitused Tšüfust. Tšüfu nime saanud Konfutsiuse järgi. Ja see, kus me praegu asume, on just nimelt Konfutsiuse tempel, aga täna meil ees veel Konfutsiuse mõisakülastus ja ka Konfutsiuse pere matmiskoha külastus. Ja terve linn tegelikult just seesama Tšüfugi Konfutsius siin elas. Siin on tänasel päeval väga palju erinevaid õppeasutusi, väga palju noori selleks, et Konfutsiust loetakse nii-öelda õppijad, kõigi õpetajate ja õppijate jumalaks või jumaluseks. Siin käiakse soove esitamas, sooviplaadid saab siia jätta, tahad paremat hinnet või õppeedukust, siis ostsid sooviplaadi, kirjutasid nime peale, panid oma soovi, et saada palun uut softi, tarkvara, mõistust või head eksamihinnet ja kõik tuleb. Ja miks on tegelikult see linn ja koht on hiinlastele oluline selleks, et teadupärast Hiinas on 3 suurt religiooni. On budism, taoism ja konfutsionism. Ja konfutsionismi just ellu toojaks ongi Konfutsius ja see muuseas konfutsionism on Hiina riiki mõjutanud väga pikka aega. See oli dünastiate just kuni ütleme viimase dünastia kukutamiseni oli see näiteks konfutsionistlik eetika ja moraali ja tõekspidamiste ja filosoofia järgi tegid riigiametnikud, tegid eksameid ja teadupärast riigiametniku staatus Hiinas väga oluline, sinna alati palju püüeldi, aga ma võin tuua, et näiteks see on juba Konfutsiuse ajast peale, et sellise arvfakti, et Konfutsiusel endal oli 3000 õpilast, vahetult õpilast, aga nendest ainult 72 suutis saada ametliku staatus, et te võite arvata, kui karm see õppimine oli. Aga see, mida me siin praegu ümberringi näeme, see Konfutsiuse tempel, algselt tegelikult ehitati väikse pühamuna ja see oli vahetult mõni aastat peale Konfutsiuse surma. Konfutsius ise elas kuskil 5.–6. sajandil enne meie aega ja peale tema surma ehitati väike pühamu, aga hiljem nüüd kõik erinevad keisrid, erinevate ajastute keisrid on suurest austusest Konfutsiuse vastu kogu aeg laiendanud territooriumit ja praegu on saanud sellest kolossaalne suur liigendatud territooriumi, ainuüksi sissetuleku väravaid on 5. Iga värav räägib erinevat lugu ja on erineva tähendusega, erineva keisri poolt. Ja näiteks isegi selles hallis siin, mis on kogu territooriumi keskpunkt või keskus, siis siin sees, me ei saa teile kahjuks näidata, on Konfutsius istumas troonil ja keiserlikus riietuses. See ei tähenda seda, et Konfutsius ise oli keiser, ta elas vaesena ja suri praktiliselt tundmatuna, aga see on hilisemate keisrite poolt austusavaldus Konfutsiusele, konfutsionismile ja kui siin ka vaadata näiteks, oleme rääkinud nendest draakonipoegade arvust, siis selle maja katuseserv, kui nüüd kaamera saab pöörata, siis siin on näha, on 9 draakonipoega ja kollane värv, siis tegelikult mõlemad viitavad väga keiserlikule olemusele, aga veel kord siis, et mitte Konfutsius ise ei ole seda, see on kõik rajatud peale Konfutsiuse surma erinevate dünastiate keisrite poolt ja just nimelt austusest Konfutsiusele. Ja teine objekt, mida siis täna läheme külastama, on Konfutsiuse pere mõis, mis on jälle tohutu hoonete kompleks, kui ei eksi, siis kas 64 erinevat hoonet, peahooned ja abihooned ja mis siis veel ja siis me läheme peale lõunat, läheme ka Konfutsiuse perekonna matmismaale selleks, et Konfutsiuse puhul tuleb mainida sellist fakti, et tegemist on maailma kõige pikema üles tähendatud ajalooga, eks ole, pere 80 põlve. Peale Konfutsiust on ka tänased tema järglased on teada, elavad Taiwanil aga just täpses üles tähenduses circa 80 põlve. Et Konfutsius oli siis nende esi, mis iganes. Võtke 80 korda see sõna ja kuigi algselt Konfutsiust isegi nimetati nagu 10 000 põlve õpetajaks, siis näete, see 10 000 põlve on vist liiga pikk aeg, kui 2000 aastaga on kuskil 80 põlvkonda
isegi 2500 aastaga 80 põlvkonda, siis ilmselt see võtab oluliselt kauem aega. Nii et selline päev meil täna ees. Peale lõunat on veidikene ka vaba aega ja õhtul läheme teatrisse. On mastaapne etendus, mis kujutab Konfutsiuse kogu elulugu sünnist surmani, aga ka tema filosoofiat, mille rajaja ta siis oli. Ja homme sõidame juba edasi ja homme tuleb meil väga otsustav mäkketõus Püha mäe Tysoni mäe otsa, aga sellest räägime juba seal. Nägemist!